Ja tere kõigile. Andres andis ka väga häid vihjeid. Et ma jäingi mõtlema, et mida hiljem sa oma ettekannet teed, et seda rohkem kipud kordama, mida eelnevad rääkisid. Ja siis ma jäin mõtlema, et tegelikult see on nagu väga hea. Et innovatsioonikonverents, et eks innovatsiooniga paratamatult on see, et sa mitu korda selle protsessi käigus pead asju ümber tegema, et tegelikult me ei tea, kuhu me päeva lõpuks nagu välja jõuame ja mis asi see skaleeritav kinnistatud lahendus siis nagu on ja suure tõenäosusega ta ei olegi samasugune üle Eesti või üle omavalitsuse või üle hoonefondi. Ehk et ühelt poolt, kui me räägime siin sama juttu päeva lõpuks, siis mõneti see ongi see kokkulepe, et me oleme tänases punktis nüüd siis enam-vähem aru saanud, mis asi see naabruskonna renoveerimine on. Ja kui me saame ühtemoodi enam-vähem asjadest aru, siis seda väljakutset lahendada on ju kordades lihtsam. Et võib-olla mingid mõtted, ma ei tea, kas mina räägin või on räägitud või räägitakse, tunduvad, mis võiksid olla nagu teistsugused või teistmoodi aru, siis tegelikult selle tagasiside on nagu väga oluline, et me selle protsessi siis kuidagi nagu ära saaksime joondada. Aga jaa, et ma võib-olla astun nagu selles mõttes sammu tagasi, et me räägime naabruskonna põhisest renoveerimisest, aga mis asi see naabruskond on? Ehk et kas meil on vaja seda üldse defineerida? Mulle tundub, et teda nõksa on vaja sellepärast, et ütleme, riigi poolt ka erinevad poliitikad või lähenemised peaksid olema natuke erinevad, sõltuvalt kuidas mingi naabruskond siis defineeritud on. Ehk et sõltub. Ja sõltub ennekõike eesmärgist, et mida me siis mingis piirkonnas soovime nagu saavutada. Ja nii Euroopa kogemus, kui nüüd siin Rakvere, Tartu, Elva, mõnede teiste kohtade kogemus veel ütleb, siis KOV-il on tegelikult olnud seal ikkagi suhteliselt võtmeroll. See võtmeroll ei tähenda nüüd seda alati, et ta peab seda jubedalt vedama ja põhiressurss peab sealt tulema, vaid kas ta on selline, toob nagu osapooled mõneti kokku või on see nügija või midagi veel, aga ilma KOV-i osaluseta need asjad ei juhtu. Sellisel skaalal, nagu me tahame, see on nagu pilt selge. Ja hea oli näha ka linnapea slaididelt, et kuidas siis Tallinn on seda rolli defineerinud ja suuresti ta Euroopa kogemuse pealt ka niimoodi on tavaliselt olnud. Ehk et selline nõustamisressurss, koordineerimisressurss, kui on ka top-up, veel parem on ju. Ja see majavahelise ruumile keskendumine, väga õige kõik. Ja nüüd selle naabruskonna puhul tuleb nüüd silmas pidada, et selle eesmärgist see rõhuasetus võib nagu erineda. Ehk et kui me räägime nüüd muinsuskaitse või miljööala piirkondadest, siis see naabruskonna definitsioon või ütleme see eesmärk, see raamistik võib olla väga erinev, kui see on Lasnamäel. Ehk et need sellised nüansse tuleb hakata arvestama. Ja selle tasakaalu otsimine, et kui on see energiasääst versus siis näiteks arhitektuurne kvaliteet, et seal võib algfaasis suuski hakata risti minema, et see tasakaalu otsimine või omavaheline kokkuleppimine on nagu väga oluline. Ja tänapäeval on kliimakindlus tuleb mühinal peale, mis muidugi ka selle ruumivahelise või majadevahelise taristuga ja seotud on. Ja siis, mis tegelikult nagu pöördvõrdeliselt võib-olla, mis Andres alustas, et kõige päeva lõpuks, et on see inimene, et kui see kogukond tahab seda, inimesed tahavad, siis asjad juhtuvad ja kui ei taha, siis tihti ei juhtu. Aga lihtsalt, et neil oleks see tugi ja nõuandev ressurss siis väljast riigilt, omavalitsuselt, turuosalistelt nagu olemas. Ehk et ta on nagu protsessi mudel, kui me räägime sellest renoveerimisest, ja oluline on see, et siin tekib nagu mingi teatav nagu tõhusus. Ja sellele tõhususele nüüd, kui minna nagu riigi vaade, minna hoonete energiatõhusu direktiivi juurde, et kuidas siis Euroopa oma meid puudutavas siis võib-olla kõige olulisemas õigusaktis seda nagu määratleb, ega teda seal palju ei ole, ühe koha peal on seda naabruskonna põhisust nagu välja toodud. Ja siin on rõhuasetus, on see kulutõhus. Ehk et jah, on ka muud linnaplaneerimise aspektid, Bauhausidele on viide ja nii edasi,
aga on nähtud see, et miks me üldse tahame seda teha, et siis me jõuame nagu, et see on nagu saab kõige rohkem, et siit võib nagu lihtsalt mõtestamiseks nagu otsida, et kui me seda asja nüüd teeme koos, naabruskonda teeme, et kui meil kulutõhusust ei teki, et kas me siis tahame seda teha. Viskan õhku, tõenäoliselt ei taha. Aga mine tea, sõltub väärtustest, et selles mõttes näiteks miljö- ja muinsuskaitsealad on siin kohas nagu eri case jällegi, kuigi ta on ka naabruskond. Ja see Bauhaus, et ta on nüüd toetusmeetmetes ka sees, viimase vooru ühistud juba on maadelnud sellega, eriti need, kes siis on vanu projekte pidanud ümber tegema, et kuidas seda siis nagu lahendada. Jällegi innovatsioon, et alguses ongi raske, et eks praktika kohati on tõe kriteerium ka, aga proovime siin kamba peale nüüd mingisugused head praktikad siis turule saada, kui nad nagu toimivad, et siis järgnevatel on lihtne, et eks on iga selle uue toetusvooruga, kus on mingi tehnoloogiline hüppe olnud, et alguses on seda segadust oma jagu, aga hiljem, kui see nagu jooksma hakkab, et saab hakkama. Ja need sellise kvaliteetse ruumi aluspõhimõtted nagu ütleme erinevad kohad on, kus seda nagu käsitletud, mõtestatud, korteriühistutel on vast see viimane, kuna see on toetuse tingimustes ka, et mis need kohad on seal siis, et millele siis tähelepanu pöörata. Minu meelest on hästi oluline see, et ühistu teab, mis on ta mille vahel ta saab valida, et kas siis projekteerija või laiemalt selline turuosaliste turul toimivad ettevõtted saavad või oskavad talle pakkuda siis erinevaid variante, mille vahel valida. Et kui see nagu ei tea, mille vahel valida, siis on nagu väga on suhteliselt võimatu otsust teha. Et kõik need punktid oleks kuidagi nagu läbi mõeldud, et kas me saame, kas me tahame, kas meil on mõtet. Et näitena, kui ühistu ümber on suur haljas ala kõrgete puudega ja siis tõenäoliselt sellise haljas ala peale ei peaks nemad mõtlema. Teistel jällegi ei ole, kui maja on lõuna küljes, siis kliimakindluse või ülemägukumanise teemad on nagu rohkem rõhutatud ja nii edasi, et eks see sõltub kõik nagu majast, et siin nagu sellist ühesugust tabelit kõigi kohta ei tule. Aga lihtsalt jah, et see Bauhaus naabruskonna renoveerimise kontekstis on nagu ülioluline läbi mõelda. Palju teksti, mõtlesin, panen paar pilti ka, et näidati, mis ma tahtsin tegelikult nagu, ja Andres näitas ka, ja millele ta viitas, oli see vasakul all pilt, ma ei leidnud eile kiiruga või üleeile Google Mapsist, et kuidas seda tehnoloogilist arengut on näha, et seal ei ole hästi näha, aga üks maja renoveeriti 10–15 aastat tagasi äkki, 12, ja nüüd see tuleviku 6 hiljem, et kus ühel on aknad sees, teisel ei ole, ühel on ühesugune ventilatsioonilahendus, teisel ei ole, et tegelikult põnev on nagu jalutada mööda neid naabruskonna põhiseid lahendusi ja vaadata, kuidas siis nagu tehnoloogia on muutnud arhitektuuri. Et kas nüüd me oleme teha sellise renoveerimisega jõudnud lõpppeatusesse. Kummaline oleks mõelda, et oleme, kui kogu aeg on ju midagi edasi tulnud, et mis see järgmine samm on. Et võib-olla see passiivne varjastus moel või teisel on, aga äkki on midagi kolmandat. Et me väga palju ei tea, et kui me oleksime 2010 teadnud, mis on 2025, aga me ei tea. Aga ma ei tea, piltide pealt tundub, et suund on nagu õige. Ja kuidas siis nagu läheneda, et mõned mõtted on nagu kõlanud. Ma olen ise nagu mõtisklenud selle 3. punkti üle, et kas samaaegne, see on võib-olla paha sõnastus, või eriaegne renoveerimine. Et see on nagu põhimõtteline vahe, kas teha korraga punt maju korda või tehakse raamistik, luuakse ühesugused eeldused, tingimused ja siis tehakse need majad, et nii-öelda 1 maja 1 aasta, 2 majad järgmine aasta ja nii edasi ja nii edasi. Natuke nagu Rakveres see asi toimis. Et mulle tundub, et väga suure skaleeringu mõttes korraga väga palju teha lihtsalt, seda ei ole võimalik. Et ta peab mingite klastritena täna käima, mis tõttu, tulles siis tagasi teise punkti juurde, on hästi oluline, et oleks siis mingisugune ühtne visioon, võib-olla ka mingi menetlus, ehitusõigusraamistik nagu selles piirkonnas nagu kokku lepitud.
Et kindlasti tehnoloogia areneb, mingi paindlikkus seal peab olema, aga et see lapitekitust ja sellist erinevat lähenemist ka hoonetevahelisele ruumile nagu kuidagi nagu vältida, on selle mingisuguse visiooni arhitektuuri konkursi olemasolu, et ilma selleta sul peab see suurpilt paigas olema. Ja see annab siis ka nagu, või maandab riske, et kui on toetusraha volatiilne või muud asjad, majanduslangus, mingid, me elame kriisist kriisi. Et kui suurpilt on paigas, siis sealt sees toimetada selle naabruskonna põhise eesmärgi suunas on nagu kordades lihtsam. Sellest KOV-i korteriühistu maast nagu sai räägitud, sellega seoses uudis on see, et võib-olla mõned teavad, et meil on torus taotlusime toetust, et teha see õiguslik analüüs ära, et kuidas siis hoones neid uuemaid tehnoloogilisi lahendusi rakendada, näiteks liftide lisamine ilma, et 100% peaks nõusolek olema. Et see on praegust KIK-is otsustamise lõppjärgus, kui me saame raha, siis tõenäoliselt kuskil järgmise aasta, või ma ütleks hiljemalt järgmise aasta samaks ajaks on see nagu valmis. Et eks siis peab vaatama, mis see tähendab, et kui palju seal õigusakte on vaja muuta või mis see seisukoht tuleb, aga ühesõnaga see asi on nagu töös, loomulikult võiks olla jälle, oleks pidanud olema kiiremini nagu ikka, aga et aidata just ka sellise innovatsiooni päris ellu rakendamist, et tihtilugu on, et see juura unustatakse natuke nagu ära ja siis, kui hakatakse jooksma, siis selgub, et selle juura nii-öelda järgi loksutamine sellesse innovatsiooni võib olla päris keeruline aega nõudav. Et proovime sellest mõttes tulevikus sellest kõigest koos õppida. Ja see on see innovatsioonivärk jälle, et kuidas seda muutust siis tuua, et inimeste arvamused võivad väga palju lahkneda. Või siis ka spetsialistid, et inseneri arhitekt võivad ka nagu väga erinevalt nagu näha. Aga ega siin muud ei aita, kui koos käimine, läbi selgitamine ja piloodid. Et kui ma täna ei tea, milline asi võib välja näha, siis tänu siis softile või dropile või mis iganes muule pilootprojektile tehakse need lahendused ja siis inimesed saavad oma käega katsuda ja siis tavaliselt asi muutub. Et need hirmude maha võtmine. Ja see võimestatud kaasamine või nõustamine, see on see KOV-i võtmekoht, et mõneti see on nüüd see KOV koos riigiga, et kas siis koos riigiga saab mingit euroraha taotleda, mingit projekti, kus siis personalikulu võtta, leiab linn siis oma eelarves selle nõustamise, aga seda nagu riik nagu lõpuni enda kanda juba ei ole mõistlik, sest ega meie ei tea, kuidas kuskil Elvas inimesed, mida nad tahavad, kuidas nad elavad, et see KOV on ikka lähemal. Eks direktiiv ka nagu seda ükspoodide või nõustamispunktide asja ette näeb ja et kui riik annaks nagu mingi raamistiku, et nagu enam-vähem see baastase oleks nagu ühesugune nagu väga hästi ja eks siis tublimad saavad nii-öelda seda top-upida, aga see on ülioluline. Et siin eelmise taristuministri ajal ka käisime seal Lasnamäel, proovisime neid suuri majule meelitada. Et seal mõni maja puhul oligi, et nad on nii algusfaasis, aga kuskil on nagu ootus, et nüüd esitavad taotluse, et need asjad ei käi nii kiiresti, et see suur laev pöörab väga aeglaselt. Jällegi hästi loogiline, et võib-olla mingitel juhtudel, kui on juba näiteks piirkond on mõneti välja kujunenud, palju on tehtud, seal mingisugust naabruskonna mudelit nagu hakata sisse viima ei ole mõistlik. Võib-olla on mingid muud objektiivsed põhjused, et seda igal pool teha ei ole mõistlik. Ei tea. Aga oluline on, et sa neid riske nagu hindad või sa tajud. Et kui ma lähen nüüd selle peale, et siis et pärast ei oleks niimoodi, et kui see asi nagu mingil põhjusel ei taha hästi õnnestuda, siis see 10 halva uudise edasi rääkijaid on alati rohkem kui hea uudise. Et siin tuleb natuke seda tasakaalu otsida, mis ei tähenda, et see ei oleks õige lihtsalt, et seda natukene nagu nii-öelda teadvustada, et kas või kui meetmeid teha, et kuidas siis näiteks hankeprotsess rohkem läbi mõelda või nii edasi.
Ja kuigi ettekanne oli riik, siis mul on nagu suhteliselt vähe, et mida see riik siis saab teha, jah. Et eks need on need teatud mingisugused arengudokumendid, arengukavad, kus nagu põhimõtteliselt soositakse, on siis direktiiv, kus öeldakse, et naabruskonna põhine asi on see asi ja see on väga hea. Ja siis seda on mõistlik sellisel ja sellisel viisil raamistada. Sellest õiguslikust poolest ma natuke rääkisin, et proovime siis selle analüüsiga, mille tulemus võiks seadusandlusse jõua neid barjääre maha võtta või lihtsustada mingisuguseid protsesse. Ja see koostöö, et nügimine igalt poolt, et on hea, kui on mingid teadusarendud projektid, mida me saame riigis turuosalistega koos teha, et siis me saame neid asju koos lahendada. Ja siis, kui üks projekt jookseb, siis me saame järgmist projekti, et neid piloote tekitada. Ja siis need renoveerimised toetused, mis tänastes tingimustes ju mõneti ju ikkagi soosivad seda, et sarnaselt nagu näiteks tehaselist on ka naabruskonna põhist. Et ega siin midagi sellist väga keerulist või uut lisada ei ole, et kogu see toetuste maailm mõneti minu positsioonil on seda väga keeruline kommenteerida, see on poliitilised otsused, kui palju raha antakse ja mille jaoks. Et meie ülesanne on pigem siis seda raha kasutamist väga mõistlikult korraldada ja et vaadata, et siis see poliitilised soovid saaks ka niivõrd kuivõrd rakendatud ja siis oma know-how'd sinna siis sisse pista, et võiks niimoodi teha sellepärast, et sellest sotsiaalsest kliimafondist korra räägiti, ma ei oska täna öelda, millal see võiks päriselt võib-olla järgmine aasta. On ja räägitud suurusjärgust 100 miljonist mingisuguse 5-6 aasta peale, aga jah, et kuna see on selle asja iva on see, et toetada siis neid vähekindlustatuid, siis see viitab ka sellele, et kas on siis isikupõhine vähekindlustatud grupid või on siis kinnisvara väärtuse piirkonnas maja suuruse millegi muuga seotud. Ja kui see SF-pott nüüd otsa saab, uut SF-i pole veel planeerimagi hakatud, et järgmine raha võimalus on see CO2 kvooditulu, millest on ka siin eelmine minister rääkinud ja nii edasi, et miljardeid ei tule, aga mingid 100 miljonid järgmiste aastate jooksul tulevad, kui palju, millal, ei tea. Eks Daniel saab öelda, kui palju seda SF-i veel järgi on, et mis see viimane peast ise ei mäletagi, sellest 330-st. Ja 2 sõna siis Buildestist ka, et Võru ja Tartu partneritena oleme ka seal proovinud seda naabruskonna põhisust moel või teisel katsetada. Et on ka üks aruanne ministeeriumi kodulehelt, kus on aruande eraldi lisa on täiesti, kus sellest naabruskonna põhisest räägitakse just teiste Euroopa riikide näitel. Eesmärk on siis sellises hulgas elamute renoveerimine ja seal on veel ka KIK-il on partnerina rolli, täpselt veel ei tea, kuidas me mida teeme, aga Võrus on see vihmahoovi projekt, ehk et sademevee üleujutusriskide maandamine ja on ka praegu torus üks energiasalvestusega, et kas me saame siis ühele Tartu või Võru majale sellist suuremat sorti energiasalvestust sinna külge pookida. Aga kogu nende õpilaborite puhul on välja tulnud need samad probleemid või riskikohad, et võib-olla vahel on hea lihtsalt meelde või jälle aru saada, et see, kui me siin räägime ühtedest asjadest, siis lähed õue ja siis tõendatakse ära, et need nii on, et me tegeleme õigete asjadega, et neid probleeme siis või väljakutseid lahendada. Ja siis lihtsalt üks näide ka ja üks reklaamiminut, et homme on vist EIS korraldab seda innovatsioonikonverentsi ja seal tuleb see Kellerupist tuleb ka inimene rääkima, kus nad siis oma seda piirkonda renoveerivad või naabruskonnale lähenevad. Aga lihtsalt, mida ma alati rõhutan nende Euroopa näidete puhul, on see omandistruktuur. Et see, kes selle asja tellis ja seda eest veab, see on mingi etapiti teevad, tegelikult näeb väga kihvt välja, on 1948 loodud elamuühistu, millel on 5100 korterit üle Taani, ehk ta on professionaalne arendusettevõte. Et sellist asja eeldada, et ühistu X hakkab tegema meil korrus peale 4-5 maja kokku, see ei ole kuidagi mõeldav. Ehk et siin peab olema mingi professionaalne, kas on see KOV
kas on see teadlik riigi otsus luua mingisugune ettevõte või anda kellelegi teisele see roll üle, et aga selliseid asju saab teha ikkagi professionaalne arendaja sellises mastaabis, et jah, 1-2 hooviala võime korda teha, aga kui sealt on läbi maja on lõigatud mingi tükk ja kõik need alad on seal planeeritud, sinna tehti suur veekogu ka veel. Et need on nagu mastaapsed maastikumuutused. Aga tulemus on jällegi kihvt, et selles mõttes kõik on õige, mida tehakse. Aitäh!